Marina Kaljuranna peres on koerad alati olnud. Praegu 2 šoti terjerit, Lennu ja Villu. Lennu 10-aastane, Villu 6-kuune. Kui sageli on võimalik käia niimoodi koertega metsas? Praktiliselt kõik õhtud, kui ma olen Tallinnas. Nädala sees ma olen Brüsselis, aga need õhtud, kui ma olen kodus, me kindlasti käime kuskil. Kui me ei jõua metsa tulla ja vahel, kui ma tulen öösel lennuki pealt, siis me vähemalt jalutame paar postivahet kodus, aga me kindlasti jalutame, sest nad ootavad. Nädala sees on nad Marina abikaasa või nõnda nimetatud laiendatud perega. Minu tütre peres on koer, minu poja peres on koer, siis need koerad käivad neil külas, käivad mängimas ja eriti praegu väikese Villuga, kes on 6-kuune, siis temaga käivad siis tädi Krähmu ja onu Rambo käivad taga mängimas. Tädi Krähmu ja onu Rambo on krantsid, aga miks Marinal on just šoti terjerid? Meil on šotlased olnud nüüd üle 20 aasta. Nii et Villu, tema on nüüd 3. Ja esimene sattus meie perre juhuslikult. Nii-öelda finaalis olid šoti terjer ja taks. Ja me lihtsalt mõtlesime, et kelle me esimesena saame, selle võtame. Ja see oli šoti terjer. Siiski on pere võtnud ka krantse vaheldumisi šoti terjeritega. Suvel 16-aastaselt taevapiirile lahkunud eelmine koer Rocky oli krants. Nüüd oleks jälle olnud krantsi kord, aga võeti siiski Läti väga peenest koerte maailmanäitusel osalenud pesakonnast Villu pika tõu nimega. La Vita, Infinita, Celtic, Whiskers. Aga Villu võtsime me seekord sellepärast, et meil on väiksed lapselapsed. Ja šotid, ma tean, mis koer see on. Et tihti ma kardan, et kui ma võtan varjupaigast koera, ma ei ole kindel, kuidas ta lastelastega käitub, kuidas ta on. Aga šoti terjer, suur koer, väikses pakendis, iseseisev, mõtleb lastega, saab super hästi läbi ja ta saab aru, kuidas mängida 7-aastasega, kuidas mängida 1-aastasega. Ka 2 Ameerika Ühendriikide presidendil on olnud šoti terjerid. George W. Bushi Vanil oli Valgemaja veebisaidil koguni oma lehekülg. Ja Roosevelti Fala oli isegi nii kuulus koer, et Roosevelti monumendi kõrval on Falaga tehtud. Kas sa tood veel või? Jaa, too veel. Ja vaata, see on see, mida Lennu pole kunagi teinud. Ta ei mängi. Et kui talle palli visata, siis ta vaatab, et ärge loopige mind palliga. Tema ei mängi. Lennu on ka soliidne, erinevalt Villust, toidu suhtes valiv. Ta ei söö kõike järjest ja ta võtab toitu väga rahulikult. Villu on toidu eest ostetav ja müüdav. Kas Villu on tubli? On Villu tubli? Tubli koer, istu, tubli. Sõdad käppa, muidugi Lennu on ka tubli, mõlemad on tublid. Lennu võtab seda moe pärast, et okei, kui peab võtma, siis peab. Ja tule siia, Villu, tule. Istu, tubli. Lennuga tubli, Lennu sa ei pea istuma. 10-aastased daamid ei pea istuma metsas. Ka Lennul on peen nimi. Marland Lady Lennox. Tema on Eestist pärit. Ja tema kasvas Rockiga, nii et Lennu on harjunud, et oli onu Rocki, kes kaitses teda, kes õpetas teda, kes oli, ma julgen öelda, tema elu armastus. Ja ta ei ole harjunud üksi olema. Ta teab, et koerad elavad 2 kaupa kodus. Koerad magavad voodis. Koerad teevad kõike koos inimestega. Pererahva voodis. Nii et mingi hetk abikaasaga pidime muretsema suurema voodi, et 2 koera voodisse ära mahuksid. Jah, iga pererahvas otsustab, kuidas nad teevad, see meie valik ja ma ei ütle, et see on ainuõige, aga meie koerad teevad niimoodi. Ja see sama onu Rocki, see vana krants, tegelikult õpetas lapselapsed, kuidas koertega käituda. Nii et meie pere lapsed teavad, et koera toitu ei puutu, magavat koera ei kiusa. Miks Villu? Mõtlesime talle sellist šoti pärast nime ja muidugi meenus vabadusvõitleja William Wallace. Nii et tema on siis meil William Wallace ehk Villu. Ta sai 2 päeva tagasi 6-kuuseks. Me tähistasime seda juuksuri, pediküüri ja maniküüriga. See kõik kokku võttis aega 2,5 tundi. Pärast Rocki lahkumist sai Lennust pere juhtkoer. Ma arvan, ta võib-olla ootab, et Villu kasvaks suureks, et ta annaks Villule selle ülesande üle. Et siis saab Lennu ilusasti oma pensionipõlve pidada, sest 10,5 see on ikka, see on juba soliidne vanus. See on vanus, kus daam ei peaks enam eriti rabelema, vaid daam võiks patjade pool puhata ja mõnuleda.